Praegu korraldab Iraan massiivseid lööke USA sõjaväebaaside pihta Bahreinis ja Kuveidis. Pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid viisid läbi rea sõjalisi lööke Iraani vastu, vastuseks islamirevolutsiooni kaardiväe rünnakutele tankerite pihta Hormuzi väinas. Lähis-Ida vajus taas sõtta ja nafta hind maailmaturul hakkas taas kiiresti tõusma. USA president Donald Trump teatas täna ametlikult läbirääkimiste katkestamisest Iraaniga ning seega ka relvarahu lõpetamisest. Hiljem teatas ta, et Iraani juhtkond ei ole suuteline pidama adekvaatseid läbirääkimisi ning kutsus üles kogu Iraani tippjuhtkonna likvideerimisele. Iraan teatas vastuseks, et katkestab täielikult läbirääkimised USA-ga ega naase enam kunagi nende juurde, kutsudes rahvast üles totaalsele sõjale. Trump taastas Iraani blokaadi, tühistas sanktsioonid ja lubas hõivata Iraani võtmesaare Harki. Vastuseks teatasid iraanlased, et las Ameerika sõdurid tulevad, sinna nad ka jäävad. Kuid hiljem lisas Trump, et praegu maismaa sõjalist operatsiooni ei plaanita. Samal ajal teatas Trump, et ta plaanib kiiresti mingil moel Iraaniga lõpparve teha, et pidada läbirääkimisi juba teiste inimestega. Ja pikaajalist sõda, täpsemalt selle taas alustamist. Ta ütles, et praegu ta pikaajalist sõda ei näe ega plaani. Samal ajal on Hormuzi väin taas suletud ja piirkondlikud liidrid kutsuvad üles uuele vaherahule. Ja Trump ütleb, et nafta hinna tõus teda eriti ei muretse, sest nagu ta ütleb, pärast iga sellist rünnakut tõusevad nafta hinnad. Nii et tema arvates pole vaja selle pärast iga kord muretseda. Vaatame nüüd koos, mis praegu Lähis-Idas toimub. Minu nimi on Aleksei Petši ja enne kui alustame, palun telli kanal, pane like ja jäta selle video alla oma kommentaar. Telli! Nii et mõlemad pooled, USA ja Iraan, teatasid ametlikult vaherahu nurjumisest ja igasugustest läbirääkimistest loobumisest. 8. juuli hommikul pärast USA rünnakute seeriat Iraani vastu teatas Donald Trump, et relvarahu Iraaniga enam ei kehti ja vastastikuse mõistmise memorandum, nagu ta ütles, on lõppenud. Järgneb Trumpi tsitaat. Minu jaoks, ma arvan, on sellega kõik. Ma ei taha enam nendega tegemist teha. Nad on tõprad, neid juhivad haiged inimesed, see on lihtsalt aja raiskamine nendega tegemist teha. Nendega on midagi valesti. Me ütleme, minge ja tegelege oma matuse asjadega. Aga selle asemel hakkasid nad eile laevade pihta rakette tulistama. Nii et me lõime neid väga kõvasti eelmisel ööl. Aga kui Trump räägib matuse asjadest, siis ta peab silmas seda, et praegu iraanlased jätavad hüvasti oma liidri Ali Khameneiga. Ameerika sõjaväe andmetel ründasid USA rohkem kui 80 Iraani objekti eesmärgiga nõrgendada nende võimekust. Teheranil jätkata rünnakuid laevanduse vastu Hormuzi väinas. Löögid viidi läbi 60 islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse paadi, samuti õhutõrjesüsteemide, juhtimise kontrollvõrkude, ranniku radarisüsteemide objektide ning laevatõrjerakettide positsioonide pihta. Kuigi, tuletan meelde, Trump on juba ammu väitnud, et iraanlastel pole seda kõike olemas. Hetkel, kui see saade salvestatakse, teatas islamirevolutsiooni kaardiväe korpus, et nad viivad läbi lööke. Löögid USA sõjalistele objektidele Bahreinis ja Kuveidis pärast seda, kui USA viis läbi rea sõjalisi lööke Iraani vastu, vastuseks tankerite tulistamisele Hormuzi väinas. Kahes Araabia riigis, see tähendab Kuveidis ja Bahreinis, kõlasid õhuhäire sireenid. Kuveidi armee teatas, et õhutõrjejõud tõrjuvad vaenlase raketi ja droonirünnakut. Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpus teatas, et nad saatsid raketid teele ja droonid Ameerika Ühendriikide mereväebaasi Bahreinis ning Ali al-Salemi lennubaasi Kuveidis. Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse jõud tulistasid samuti alla Ameerika Ühendriikide MQ-9 drooni, mis oli kaasatud selle rünnaku tõrjumisse. Ja juba avaldatakse sotsiaalmeedias selle alla tulistatud Ameerika drooni pilte. Nagu teatab Iraani agentuur Fars, tsiteerin, USA tegevusele esialgse vastusena. Mereväe ja õhu- ning kosmoseväe üksused KSIR tabasid droonide ja rakettidega 85 Ameerika sõjalist objekti Salmani sadamas, Bahreini 5 mereväeringkonnas ja Ali Salemi lennubaasis Kuveidis. Mõni tund enne seda tühistas Washington, nagu teada, ajutise sanktsioonide leevenduse, mis võimaldas Iraanil naftat eksportida.
ja andis sõjalisi lööke Iraani objektidele vastuseks laevade tulistamisele Hormuzi väinas. USA rahandusministeerium tühistas üldise litsentsi, mis lubas tehinguid Iraani naftaga pärast neid rünnakuid. Nagu ametkond teatas, olid Teherani tegevused täiesti vastuvõetamatud ja toovad endaga kaasa tagajärjed. Edasi tsitaat. Iraan saab kasu ainult siis, kui ta käitub korralikult. Ja nüüd teatas USA rahandusministeerium, et kõik varem sõlmitud tehingud Iraani naftaga peavad olema lõpetatud hiljemalt 17. juuliks. Uute lepingute sõlmimine on keelatud alates 7. juulist. See tähendab, et Iraan ei saa taas seaduslikult naftaga kaubelda. Tuleta meelde, et litsents anti välja 22. juunil. See hõlmas Iraani naftatoodete ja naftakeemiatoodete tootmist, tarnimist, müüki ja lossimist ning pidi kehtima kuni 21. augustini. Luba Iraani nafta ekspordiks oli üks USA ja Iraani vahel juunis allkirjastatud konflikti lahendamise memorandumis sätestatud punktidest. Ekspordilitsentsi tagasivõtmisele eelnesid rünnakud tankeritele Hormuzi väinas ja selle lähedal. Briti merekaubanduskeskuse andmetel teatasid viimastel päevadel 3 kaubalaeva kahjustustest tundmatute mürskude tabamuste tõttu. Rünnatud laevade hulgas olid Katari ja Saudi Araabia tankerid, mõlemad riigid süüdistasid just Iraani. Teisipäeval 7. juulil tõstis ühendatud mereoperatsioonide keskus, mis on USA juhitud mereväegrupp Bahreinis, ohutaseme väinas tõsiseks. Iraani peamine läbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf süüdistas kohe USA'd relvarahu kokkuleppe rikkumises. Kuigi just iraanlased olid esimesed, kes ründasid tankereid Hormuzi väinas, kui need üritasid läbida väina mööda Omaani rannikut. USA relvajõudude keskjuhtkond teatas vastuseks sellele enam kui 60 islami revolutsioonilise kaardiväe paadi hävitamisest. Enne seda toimusid plahvatused Iraani peamises naftaterminalis Khargi saarel, Keshmi saarel ning lõunapoolsetes sadamalinnades Sirik ja Bandar Abbasis. Huvitav on see, et USA keskjuhtkonna esialgses raportis ei mainitud Khargi saart, kust Iraan viib läbi 90% oma nafta ekspordist. Kuid hiljem vihjas Donald Trump, et USA võib selle Iraani Khargi saare üldse vallutada. Ta lisas, et andis siiski käsu rünnata Khargi saart just sel ööl, kuid keelas õhujõududel rünnata naftahoidlat, kuna kaalub võimalust vallutada saar koos kogu selle naftaga. Edasi Trumpi tsitaat. Me hõivame Khargi saare ja Iraan ei saa selle vastu midagi teha. Seetõttu ma ütlesin, ärge lööge torujuhtmete pihta, lööge kõige muu pihta. Kuid tõsi on see, et hiljem lisas Donald Trump, et ta ei plaani praegu mingit maismaa sõjalist operatsiooni, vaid selle asemel valmistatakse ette mingit operatsiooni, mis lõpetab kiiresti Teherani režiimi. Tsitaat. Need on kurjad, haiged inimesed ja me peame neist vabanema nagu vähist. Ja teate, mida tuleb teha? Vähk tuleb varajases staadiumis välja lõigata. Kuid hoolimata sellest, et mõlemad pooled justkui teatasid, et nad on läbirääkimisest lahkunud, pole praegu üldse selge, kuidas see praktikas välja näeb. Ehk siis kas läbirääkimised jätkuvad või mitte, pole selge. Aga Trump, kes eelmisel kuul hoiatas majanduskatastroofi eest, kui sõda jätkub, on endiselt sama poliitilise surve all, et see sõda lõpetada. Ehk siis ta ei saa seda uuesti alustada. Ühes varasemas saates arutasime just seda, et sõda pole Trumpile praegu üldse kasulik. Tal tekivad suured probleemid, kui sõda uuesti algab. USA ja Iraan on juba vahetanud vastastikuseid lööke. Iraan ründas kaubalaevu, mis liikusid läbi Hormuzi väina. USA andis vastulööke Iraani sõjalistele objektidele. Iraan vastas rünnakutega Bahreinile ja Kuveidile. Need rünnakud tõid kaasa nafta hinna järsu tõusu, aga nad ei ole veel teatanud läbirääkimiste katkestamisest. Ehk siis jah, vahetusi on olnud, aga nii, et keegi oleks välja tulnud ja öelnud, kõik, läbirääkimisi ei tule. Seda pole olnud. Aga siin kasutas Trump kavalust. Ta ütles äkitselt justkui mööda minnes, et lubab oma läbirääkijatel jätkata tööd Iraaniga laiema põhjalise tuumaleppe kallal, kuid nimetas seda tegevust aja raiskamiseks. Ja siin tuleb tema tsitaati hoolikalt kuulata. Ühelt poolt ütleb ta, kõik läbirääkimised on läbi, minu jaoks on need lõppenud, ma ei pea neid vajalikuks pidada.
aga siis lisab ta: minu jaoks on need läbi. Aga minu läbirääkijad võivad neid läbirääkimisi veel jätkata ja seal milleski kokku leppida. USA asepresidendi J.D. Vance'i juhitud rühm pidi 60 päeva jooksul saavutama Teheranilt tehnilisi järeleandmisi, mis lõpetaksid tema tuumaambitsioonid. Kuid need läbirääkimised edenesid aeglaselt ja olid peamiselt keskendunud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisele, mida Trump täna nimetas lõpetatuks. Need on tema sõnad. Selle kokkuleppe vahendajad, Pakistan ja Katar, ilmselt üritavad nüüd kiirustades taastada läbirääkimisprotsessi. Kuid teine osapool, Iisrael, tõlgendas Trumpi kommentaare teisiti. Peaminister Benjamin Netanyahu, kes suhtub väga skeptiliselt tema diplomaatilistesse katsetesse Iraani suhtes, võib vaadata USA presidendi kommentaare kui võimalust jätkata operatsioone nii Liibanonis Hezbollah vastu kui ka otse Iraani vastu. Ehk siis käed on vabad. Aga probleem on selles, et kolmapäeval tõusid naftahinnad üle 6%, peaaegu 6,5% ning aktsiaturud üle maailma langesid. Brenti toornafta hind, mis on maailma kvaliteedistandard, tõusis peaaegu $79 barreli eest. Hinnatõus järgnes mitmene nädalale, mil hinnad hoopis langesid. Kuna sai selgeks, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan võivad jõuda kokkuleppele elutähtsa Hormuzi väina taasavamises, mille kaudu enne sõda liikus umbes 1/5 maailma naftatarnetest. Naftahinnad on muidugi endiselt märkimisväärselt madalamad kui sõja tipphetkedel, mil hind ületas $120 barreli eest, kuid nende tõus võib olla piisav, et taaselustada inflatsioonihirmud. Aga miks kõik jälle kokku varises ja pooled jõudsid sõja uude faasi? Alles eelmisel kuul allkirjastasid USA ja Iraan kauaoodatud vastastikuse mõistmise memorandumi, mille kohaselt nad leppisid kokku sõjategevuse lõpetamises. Vastutasuks Hormuzi väina taasavamise ja mõnede Iraani suhtes kehtestatud finantspiirangute leevendamise eest. Tundus, et tee läbirääkimisteks on avatud, kuid asi on selles, et memorandum ise oli viitsütikuga pomm, nagu USA teatas. Asi on selles, et memorandum ise oli viitsütikuga pomm. Ameerika Ühendriigid teatasid, et uued löögid Iraani vastu ja Iraani naftamüügi sanktsioonide taastamine on vastumeetmed rünnakute seeriale kaubalaevade vastu Hormuzi väina lähedal. Teisipäeval tulistas Iraan tõepoolest 3 kaubalaeva, mis liikusid Omaani territoriaalvetes. See toimus Hormuzi väina lähedal, mis on oluline, kuid Teheran teatas, et need rünnatud laevad rikkusid memorandumis sätestatud tingimusi, kuna nad pidid saama loa väina läbimiseks tema ametnike poolt kinnitatud marsruutidel. Ja hoiatas selle marsruudi kasutamise eest, mis asub lähemal Omaani rannikule. Nimelt, Iraan tõepoolest lubas memorandumis tagada laevadele ohutu läbipääsu, kuid seal polnud täpsustatud, kus täpselt. Ja nüüd on Teheran kindel, et memorandumis on juttu sellest, et USA tunnistas tegelikult, et ainus koridor Hormuzi väinas, kus laevad saavad liikuda, kulgeb mööda Iraani rannikut. Ja need, kes liiguvad väinas teistmoodi, näiteks mööda Omaani rannikut, on rikkujad ning Iraanil on õigus neid rünnata. Isegi teisipäeval teatas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus, et Katari naftatanker sattus rünnaku alla, kui ta üritas läbida Hormuzi väina, tsiteerin, pärast seda, kui korduvalt antud hoiatusi eirati. Ja seda tehakse kõik selleks, et nagu öeldakse, kehtestada väinas uus reaalsus. Laevad peavad liikuma ainult mööda Iraani rannikut, kuna tulevikus kavatseb Iraan hakata võtma tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Ja vastastikuse mõistmise memorandumis lubab Iraan tasuta laevade läbipääsu läbi Hormuzi väina ainult 60 päeva jooksul. Mis edasi saab, pole seal üldse märgitud. Ja just sellele ebatäpsusele memorandumis viitasid kõik eksperdid, kuid Valges Majas ei võetud seda kuulda. Siis oli vaja lihtsalt kuidagi, ükskõik kuidas, peatada sõjategevus ja Trumpil kuulutada, et näete, me võitsime. Veelgi enam, Iraani ametnikud kardavad tõsiselt, et Ameerika Ühendriigid võivad kasutada vastastikuse mõistmise memorandumit oma kontrolli kehtestamiseks. Hormuzi väina üle, võttes sellega Iraanilt kõige olulisema mõjuvõimu allika tulevases konfliktis. Tegelikku võimalust häirida meretransporti läbi Hormuzi väina.
iraanlased kardavad, et kui ameeriklased kehtestavad laevade liikumise Omaani rannikul, siis tulevikus hakkavad juba USA keelama nende laevade liikumist Iraani rannikul. Seetõttu jäävad niinimetatud vastuvõetava käitumise piirid relvarahu tingimustes ilma memorandumit rikkumata üsna laiaks, sest keegi pole selgeid reegleid kirja pannud. Islami revolutsiooni kaardiväe korpus leiab, et tal on õigus rünnata laevu teiste riikide suveräänsetes vetes. USA arvab, et tal on õigus korraldada karistuslikke pommirünnakuid üsna laia sihtmärkide nimekirja vastu üle kogu Iraani. Ja Iraan arvab, et vastuseks võib tal lihtsalt pommitada Bahreini ja Kuveiti. Nagu näeme, nii see lõpuks ka juhtub. Lõpuks KPLR andmetel on naftatankerite liikumine läbi Hormuzi väina praktiliselt peatunud. Täna läbis väina koguni 4 tankerit, ülejäänud hakkasid ümber pöörama ja nagu öeldakse, seisma jääma. Samal ajal see ähvarduste pundar muudkui kerib edasi ja iraanlased ähvardavad USA'd vastuseks Trumpi ähvardustele rünnata Iraani veelgi tugevamalt, eriti vallutada Hargi saare. Täna teatas Ibrahim Rezai, Iraani parlamendi riikliku julgeoleku ja välispoliitika komitee pressiesindaja, tsitaat: "Tulge, me ootame teid ja lubame, et ükski Ameerika sõdur ei naase elusana." Endine Iraani välisminister Ali Akbar Vilajati ütles, et Iraan oli varem hoiatanud, tsitaat: "Hoiatas, et piirkond ei ole koht poliitilisteks hasartmängudeks väikestele riikidele ja et Iraan on valmis päästikut vajutama, et piirkond puhastada. Vastuseks teatas Trump, et on valmis Iraaniga mänge mängima. Trump ütles, et tema uus hinnang Iraani juhtidele kui heidikutele ja hullukestele, just nii ta neid täna nimetas, tekkis pärast seda, kui ta oli neid ametnikke paremini mõistnud. Ehk siis varem ta ei mõistnud, aga nüüd mõistab. Ta ütles, et peab Iraani juhtkonda endiselt adekvaatsemaks kui eelmist, kuid lisas, et nendega pole ikkagi mõtet dialoogi pidada. Järgneb tema tsitaat: "Ma olen nendega tuttavaks saanud. Ma arvan, et nad tegutsevad palju ratsionaalsemalt kui esimesel ja teisel tasemel. Esimene tase on kõrvaldatud, teine on kõrvaldatud, see on juba 3. tase. Ma arvan, et nad tegutsevad ratsionaalsemalt, kuid nende tegude põhjal viimase nädala või 2 jooksul ei too nad inimestele kasu. Ma ei ole kindel, kas ma tahan nendega tehingut sõlmida. Me võime mängida mänge. Aga ma ei ole kindel, kas ma seda tahan." Lühidalt öeldes, mida Trump tahab, pole selge. Vastuseks nimetas Iraani välisministri asetäitja Qasem Gharibabadi Trumpi verejanuliseks kurjategijaks. Tsitaat: "Kurjategija ja mõrvar Trumpiga tuleb rääkida keeles, millest ta aru saab, nimelt ilmselt jõukeeles. Nagu näete, vahetasid pooled selliseid viisakusi, kuid lõpuks, tänase päeva lõpus, teatas Donald Trump ootamatult, et tema arvates sõda Iraaniga ei taastu." Tsitaat: "Ma ei usu, et sõda taastub. Ma arvan, et kõik juhtub väga kiiresti. Nad tabasid paari laeva, seetõttu andsime neile palju tugevama vastulöögi. Kui nemad annavad löögi, siis meie anname 10 korda tugevama löögi. Saate aru? Meie löögid on palju tugevamad kui nende omad. Me kasutame nende keelt. Ma arvan, et kõik, mis juhtub, saab väga kiiresti läbi. Ja me lihtsalt muudame selle turvalisemaks, sealhulgas ka nafta jaoks. Nafta muutub väga vabaks, väga lihtsaks ja kättesaadavaks ja see juhtub väga kiiresti." Mida see tähendas? Saate ise aru. Samal ajal kui Hormuzi väinas näib sõda taas algavat, toimus täna Lõuna-Iraagi linnas Najafis hüvasti jätud tseremoonia tapetud Iraani kõrgeimale juhile Ajatollah Ali Khameneile. Iraagi võimud kuulutasid kolmapäeva riigipühaks. See on 5. päev 6-päevastest riiklikest matustest, mis algasid Iraanis 4. juulil. Teheran loodab, et need suured tseremooniad näitavad jõudu ja ühtsust jätkuva sõja taustal USA ja Iisraeliga. Tundub, et eskalatsioon ja karmide avalduste vahetamine on muutunud mõlema poole jaoks lihtsalt harjumuseks. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.